kõik juhid soovivad, et nende töötajad oleksid 100% pühendunud ühiste eesmärkide saavutamisele. Nad soovivad, et töötajad oleksid näoga emotsionaalses mõttes organisatsiooni poole, juhtide poole, mõtleksid kaasa, püüaksid mõista, oleksid huvitatud uuendustest, muudatustest, näitaksid üles aktiivsust, initsiatiivi. See on kõik see, mida juhid töötajatelt soovivad. Ja on palju töötajaid, kes seda ka juhtidele pakuvad. Aga kui sa oled juht juba mõnda aega olnud, siis sa oled võinud avastada ühe huvitava nähtuse. Nimelt, uued töötajad on tihtilugu rohkem näoga nii-öelda juhi organisatsiooni poole kui pikemaajalised töötajad. Ehk siis uute töötajate puhul sa võid näha sellist põlemist silmas, tohutut aktiivsust, huvi, kaasa mõtlemist, aga ajas see justkui hakkab langema. Mis siis juhtub? Nüüd varsti juba 10 aastat erinevate meeskondadega koostööd tehes julgen öelda, et üheks põhjuseks, miks töötajad on tihtilugu näoga ainult oma isiklike huvide suunas, oma tööülesannete suunas, mitte organisatsiooni ja juhi suunas. Üheks põhjuseks võib olla see, et juhid ise on tegelikult seljaga töötajate poole. Ehk siis ka nemad ei ole emotsionaalses mõttes näoga töötajate poole. Nad ei tunne võib-olla ise piisavalt huvi. Nad ei näita ise proaktiivsust üles teatud asjade suhtes. Ja nüüd need uued inimesed, kes tulevad, nad usuvad ja loodavad, et nad on leidnud sellise ideaalse töökoha. Töökoha, kus nad saavad ennast realiseerida, töökoha, kus nende vastu tuntakse huvi, töökoha, kus nad tunnevad ennast väärtustatuna, kus nad näevad arenguvõimalusi, eneseteostamisvõimalusi. See on see töö, mida nad justkui otsivad ja võib-olla algul tundub, et nad ka leiavad selle. Aga mingil hetkel võib neile tunduda, et wow, et võib-olla see ei ole päris see, mida mulle tööintervjuul räägiti ja võib-olla see ei ole päris see, mis andis mulle alguses selle tohutu stardienergia. Niisiis, probleem ei pruugi olla mitte töötajates, aga see on omavaheline dünaamika, töötaja-juht dünaamika, mis ajas siis motivatsiooni võib-olla töötajatelt kahandama hakkab. Nüüd, kui me mõtleme niipidi, et mida siis juht või organisatsioon ühelt töötajalt ootab? Esimene asi, mida nad ootavad, on see, et pühenduge meie eesmärkidele. Olgu selleks siis kasumi kasvatamine, turuosa suurendamine, efektiivsuse kasvatamine, käibe kasvatamine, mis iganes on ühe organisatsiooni eesmärgid. Organisatsioon ja juhid ootavad, et kõik töötajad sellele pühenduksid. Mõnes mõttes ei saa neile seda ette heita, sest et just selleks otstarbeks ju töötajad tööle võetakse. Teine asi, mida juhid siis töötajatelt ootavad, on see, et arenege. Õppige uusi asju, mõelge uusi lahendusi välja, tundke huvi, kuidas moodi asju tõhusamalt teha. Laiendage oma piire, võtke uusi tööülesandeid, tulge rohkem mulle appi, katsetage, võtke mingeid ülesandeid mult ära, mõelge ise, kuidas moodi saaks lisaülesandeid võtta. Ehk siis see on see, mida juhid samuti töötajatelt ootavad ja seda siis võrdsustatakse töötaja arendamisega. Ja nüüd, kui töötaja ei paista justkui nii huvitatud olevat selliste lisaülesannete tegemisest ja uute asjade õppimisest ja mingite oma piiride ja vastutusalade laiendamisest, siis juhid võivad selle kohta öelda, et mu töötajad ei ole huvitatud enese arendamisest. Aga tegelikult see ei ole päris üks ja sama lihtsalt. Ja kolmas asi, mida siis juhid ja organisatsioon töötajalt ootavad, on see, et ignoreerige meie puudusi, ignoreerige meie probleeme, ärge küsige liiga palju häirivaid küsimusi ja keskenduge ainult nendele asjadele, mis hästi on. Ja ükskõik, kas need on siis mingisugused töökorralduslikud asjad, millel on puudusi ja alati on mingisuguseid puudusi või on need nagu isikutega seotud probleemid, juhtidega, juhtkonnaga, sealsete probleemidega. Proovige neid asju ignoreerida. Niisiis, kui me püüame nagu juhi kontekstis defineerida sellist ideaalset töötajat, siis see ongi põhimõtteliselt selline kolmene töötaja. Ta on väga pühendunud, väga motiveeritud,
ta on väga huvitatud enese arendamisest, kõikide nende asjade juurde õppimisest, mis on juhile ja organisatsioonile kasulikud ja ta on väga positiivne ja ta kuidagi mööda minnes kõik häirivad asjad suudab jätta niimoodi tahaplaanile. Nüüd, kui me hakkame vaatama seda ka läbi töötaja silmade, ütleme, et okei, need on need asjad, mida juhid ootavad, mis on juhtide jaoks tähendab hea töötaja. Ja nüüd, kui me vaatame, mida see tähendab töötaja jaoks, siis see võib hoopis mingisuguseid muid asju tähendada. Esimene asi, mida tõenäoliselt iga töötaja ühel töökohalt ootab, on see, et ma tahan, et see töökoht tekitaks minus majandusliku turvatunde. Ja räägitakse palju, et palk ei ole kõige olulisem motivaator ja on palju sisemisi motivaatoreid. Loomulikult on ja selle juurde kohe jõuame. Aga kui sul on töökoht, mis ei kata sinu vajadusi ära, majanduslikke vajadusi, finantsilisi vajadusi, sa pead kogu aeg mõtlema selle peale, et kas sa ikka vead nagu otsaga kokku. Siis loomulikult sul jääb selle võrra vähem energiat mõelda enese arengu peale, mõelda organisatsiooni arengu peale, sest su mõte on kogu aeg sellele, et kuidas moodi rahaliselt välja tulla. Niisiis, tänases kapitalistlikus elukorralduses, mida rohkem sa suudad teenida, seda mugavam elu sul on, mis tõttu esimene asi, mida me kahtlemata töö juurest ootame, on see, et ma tahaksin, et majanduslikult ma tuleksin nagu enam-vähem hästi välja. Nüüd, kui see majanduslik osa on olemas, siis järgmine asi on psühholoogiline turvatunne. Ja nüüd majanduslik turvatunne ja psühholoogiline turvatunne on kaks väga erinevat asja, sest majanduslik turvatunne tagab sulle võimaluse mugavalt ära elada. Aga psühholoogiline turvatunne tagab sulle võimaluse jääda töö juures iseendaks. Ehk siis see on see keskkond, kus kohas sa ei vaja mingisuguseid selliseid kaitsemüüre, sa ei vaja mõõkaid kellegagi võidelda, sa ei vaja kilpi, et kellegi rünnakute eest ennast kaitsta, vaid sa võid olla sellisena, nagu sa oled. Oma tugevustega, oma nõrkustega, oma muredega, oma puudustega, oma probleemidega. Ja see ei tähenda loomulikult seda, et sa pead kogu meeskonna oma probleemidega üle valama, vaid see tähendab seda, et psühholoogiliselt turvalises keskkonnas sa ei kuluta energiat mõtlemisele, kalkuleerimisele, kuidas olla, mida öelda, et näida sobilik sellele seltskonnale. Et luua muljet, vaid sa tunned ennast mugavalt, sa saad jääda iseendaks. Öelda neid asju, mida sa tegelikult tahaksid öelda, julgeda, tunnistada oma tundeid mingite asjade suhtes, see on see psühholoogiline turvatunne ja see on teine asi, mida me töökohalt ootame. Kui need kaks tükki on olemas, majanduslik turvatunne, psühholoogiline turvatunne, siis kolmas asi, mida me hakkame jälgima, on inimsuhted. Kuna me veedame 8-9 tundi nende inimestega koos, oma abikaasat, lapsi, sõpru me näeme kordades vähem, siis väga-väga raske on tööst rõõmu tunda, kui keskkond just sellises sotsiaalses mõttes ei ole turvaline. Ehk siis suhted on puntras, inimesed ei saa üksteisega läbi, mingit meeskonna vaimu ei ole, meeskonna tunnet ei ole, koosolekutel on kõik pinges kuidagi, kõik kuidagi püüavad nagu üle elada koosolekuid, vabalt ennast keegi koosolekul ei tunne ja mida rohkem see meeskonna tunne hakkab tegelikult sellest grupist ära voolama, seda raskem on ka leida seda pühendumust ja mida nõrgem see meeskonna vaim on, seda madalam on ka psühholoogiline turvatunne, sest et kelle teise eest sa ikka ennast kaitsedki sel hetkel oma kolleegide eest. Mida keegi pärast sinust räägib, kuidas keegi pärast sinu sõnu võib väänata sinu vastu. Ja seepärast tunda oma tööst rõõmu tähendab töötaja poolt vaadatuna ka seda, et need suhted on paigas. Ja kes suhete hoidmise eest vastutab? Muidugi ühelt poolt vastutavad töötajad ise, aga samal ajal sina meeskonna juhina pead tagama selle, et need suhted oleksid eluterved. Kui on isikuid, kes oma käitumisega tegelikult lõhuvad seda meeskonda, mürgitavad õhku, kes oma väljaütlemistega, oma kuidagi nagu selliste nagu suhtumistega tekitavad ikkagi teistes inimestes ebamugavust, siis sina selle meeskonna toimimise eest vastutava isikuna pead selle inimesega rääkima. Sest et kui sa seda ei tee, siis sa aktsepteerid sellist kultuuri. Siis sa ütledki, et selline käitumine on meie meeskonnas normaalne. Ja kogu ülejäänud meeskond näeb seda ja ta võrdsustab piltlikult öeldes selle inimese käitumise sinu nagu tolerantsi piiriga. Ütlebki, et jah, et kuna juht seda tolereerib järelikult, ta arvabki, et nii on normaalne. Ja siis hakkavad teised seda vastu tegema ja ühel hetkel sa oledki tegelikult meeskonna ees, mis on karvupidi koos ja proovi seal siis koostööd teha. Kuidas üldse oleks võimalik nagu koostööd teha ja kahjuks ka selliste meeskondadega oma töös ma väga palju puutun kokku, kus
ei saagi tööasjadest rääkida, sest iga välja öeldud mõte, kommentaar tekitab kohe sellise plahvatusohtliku olukorra, sest keegi tõlgendab seda jälle valesti ja keegi arvab jälle, et keegi tahtis kedagi rünnata. Ja selle algpõhjus on kahtlemata juhtimislik. Et kuidas on lastud need suhted nii kaugele, miks ei ole toodud seda läbipaistvust, õigeid hetki, õigeid kohti selleks, et need asjad sirgeks rääkida ja kokku leppida, mismoodi me selles meeskonnas käitume, mida me tolereerime ja mida me ei tolereeri, ehk siis missuguseid väärtusi me tahame kanda. Nüüd, kui majanduslik turvatunne on olemas, psühholoogiline turvatunne on olemas, keskkond sellises sotsiaalses meeskondlikus mõttes on ka stabiilne ja turvaline, siis hakkavad mängu tulema juba sellised nagu isiklikumad vaated. Ja esimene asi, mis sealt siis tõenäoliselt tekib, on seotud selle teise punktiga, et laske mul olla mina ise, laske ma teen asju. Te võtsite mind tööle siia midagi tegema, ärge ahistage mind, ärge piirake mind liiga palju, usaldage mind. Ja see on siis seotud sellise sisemise motivaatoriga nagu otsustusvabadus. Ehk siis, kui inimene tunneb, et teda liialt piiratakse, teda ei usaldata, sest kardetakse, et võib-olla ta kasutab kuidagi võib-olla talle antud aega ära, äkki ta kasutab talle antud valikuvabadust ära, siis kui inimene ei tunne, et teda usaldatakse, siis kuidas ta saab sellise organisatsiooni või sellise juhi nimel üldse pühenduda, kes teda ei usalda? Miks siis mõned juhid oma töötajaid ei usalda? Tõenäoliselt on seal taga kaks põhjust. Esiteks võib olla sellises nagu spetsialisti lõksus kinni oleva juhiga, kes siis nagu on harjunud oma vanas spetsialisti rollis kõike kontrollima, kõigel ülevaadet omama, kõigel silma peal hoidma. Ja kuna justkui tema alluvad, tema meeskond on ka nagu üks osa tööprotsessi, siis ta on harjunud kõigel silma peal hoidma. Ja tänu sellele ta siis tegelikult topibki oma nina igale poole, kuhu tal ei oleks nagu vaja toppida. Ja sellega ta hakkab lämmatama oma töötajaid ja hakkab nendest tekitama õpitud abitust. Ja ühel hetkel inimesed tunnevad, et nagu mida ma üldse siis pingutan, et nii juht pärast vaatab üle ja teeb üle. Ja see ei tähenda seda, et juhti võiks tagasisidet anda, vaid see tähendab selline põhjendamatu idealism, põhjendamatu perfektsionism, põhjendamatu asjade niimoodi tegemine, nagu juht arvab ja õigeks peab, kuigi ka teistmoodi tehes oleks tulemus põhimõtteliselt sama. Aga kuna juht varem spetsialistina tegi seda täpselt nii, siis nüüd ta tahab, et tema spetsialistid ka kõik teeksid niimoodi. Et see tähendab seda, see on selline ahistav mikromanageerimine. Ja teine põhjus, miks juhid sageli ei armasta sellist otsustusvabadust anda, on teatav selline ebakindlus ja võib-olla isegi alaväärsuskompleks, sest et neile tundub, et nad annavad oma võimu käest ära. Et mina olen ikkagi juht ja võim on ikkagi mina käes ja mina ikkagi otsustan, et vaata, kui sina kunagi juhiks saad küll, siis hakkad sina otsustama, aga nii kaua kui ikkagi võim on minu käes, nii kaua mina ikkagi otsustan, kuidas moodi siin asjad käivad. Ja vot see on see seltskond juhte, kes siis nagu väldib endast targemate inimeste enda alluvusse näiteks palkamist. Sest et ta kardab, et kui keegi näeb kuskil temast nutikam välja, siis see kuidagi nagu õõnestab tema autoriteeti. Ja see on ka siis seotud sellega, et ta hakkab oma võimu valedes kohtades näitama. Ja ta hakkab tegelikult inimeste tegutsemisvabadust piirama, otsustamisvabadust piirama lihtsalt selleks, et näidata, kes see ikka ülemus siin on. Kui sa juhina ikkagi suudad inimestes selle usaldatud tunde tekitada, nendele seda iseseisvust anda, siis 5. punkt, mis üle jääb, ongi see, et okei, majanduslik turvatunne on olemas, psühholoogiline turvatunne on olemas, mõnus meeskonna vaim on olemas, ma tunnen, et ma saan siin toimetada ka. Ja nüüd on küsimus, kuidas ma saaksin hakata oma unistusi ellu viima. Sest et kui sa eespool mäletad, siis me rääkisime ju juhi ja organisatsiooni vaatest. Ja seal tähendab hea töötaja sellist töötajat, kes aitab organisatsioonil oma unistusi ellu viia ja juhil oma unistusi ellu viia. Aga nüüd me vaatame teistpidi. Selleks, et inimene saaks olla pikaajaliselt motiveeritud, peab ta ju tundma, et see organisatsioon peaks nagu aitama ka temal oma unistusi ellu viia. Ja nüüd see on üks selline vastuolu, mis väga-väga tihti jääb nagu juhtide poolt märkamata. Selleks, et töötaja saaks olla motiveeritud, ta peab nägema, kuidas see ühine edu, meeskondlik edu on seotud tema isikliku eduga. Ka tema peab sealt midagi isiklikku saama. Aga nagu ma enne ütlesin, siis juhi jaoks sageli töötajate areng tähendab juhi jaoks kasulike uute ülesannete selgeks õppimist. Oma mingisuguse vastutusala laiendamist. See tähendab nagu juhi jaoks arendamist. Aga võib-olla töötaja jaoks arendamist tähendab hoopis midagi muud. Ja nüüd juhi ülesanne ongi teada saada, paremini mõista, et mis siis tähendab töötaja jaoks see areng, progress, edasi liikumine. Kõige lihtsamalt võetuna tähendab see eduelamust. Ja
need arengukohad, mida juht näeb arenguna, need ei pruugi üldse töötajas tekitada eduelamust. Selleks, et inimesel tekiks arengusoov, ta peab tundma eduelamust. Ja öelda seda, et inimestes ei ole üldse, et mõnedes töötajates ei ole arengusoovi, see on vale, sest et 10 000 aastat tagasi me olime koopa inimesed ja me oleme tohutu arengu läbi teinud. Ja kui see koopa inimene ei oleks õppinud piltlikult öeldes tuld tegema, tööriistu tegema, ühel hetkel põllumajandusega tegelema, siis me oleksime ikka veel koopas. Ja nüüd see progress, mida me tegelikult oleme teinud, see näitab, et meil on geneetiliselt see arengu valmidus olemas, aga see keskkond peab olema selline, et me näeme ja leiame need isiklikud seosed selleks. Kui ma olin koopa mees, siis ma leiutasin mingi tööriista, mis aitas mul võib-olla paremini jänese kinni püüda. See oli mul isiklik kasu. Ja töö juures peaks olema samamoodi, ma pean nagu nägema, et mingi asja juurde õppimine aitab nagu mul ka midagi paremaks saada, mitte ainult organisatsioonil. Aga see osa on tihti lugu juhtimisest puudu, sest et juhid sageli näevadki, et see kogu jutt peaks käima nagu organisatsiooni huvide vajaduste ümber. Aga see inimlik mõõde on välja jäänud. Niisiis eduelamus millegi põneva saavutamine. Ja see ei tähenda seda, et meeskond või juht peaks oma need ühised eesmärgid kuhugi ära unustama, vastupidi, ka koos on võimalik midagi põnevat ju saavutada. Ja nüüd nende seoste näitamine, seoste loomine on väga-väga oluline osa juhtimises. Ja viimase asjana ei saa ära unustada ka seda, et meil on väga-väga loetud hulk aastaid siiski ja keegi ei taha oma elu raisata. Kõik me tahaksime ühel hetkel minna pensionile selle teadmisega, et see elu on nagu korda läinud, ka töö mõttes. Et mitte ainult, et ma kasvatasin lapsed üles ja nägin maailma, vaid äkki mul õnnestus ka nagu töö juures midagi nagu põnevat korda saata, mis jättis oma positiivse jälje. Ja selleks ei pea olema idufirma töötaja, et TransferWise'i kaudu pankadele vastu hakata või ma ei tea, kunagise Skype'i kaudu hakata täiesti uut moodi telefonikõnesid pidama. Igal töölõigul absoluutselt igas organisatsioonis on mingi tähendus. Kui seda tähendust ei oleks, siis seda töökohta ei oleks loodud. Järelikult see töö tähendab kellegi jaoks midagi. Ta tähendab midagi juhi jaoks, ta tähendab midagi selle meeskonna jaoks, organisatsiooni jaoks ja ta tähendab midagi klientide jaoks. Ja nüüd, mida rohkem töötaja näeb, kuidas moodi tema tööl käimine tähendab kellelegi teisele inimesele midagi, siis see on see, mis tekitab temast seda täiuse tunnet. Et minu siin käimine läheb kellelegi korda, et see ei lähe korda ainult mulle, et mina teenin endale selle rahakese ja siis ma maksan oma arved ära, aga see läheb kellelegi veel korda. Ja nüüd, kui sa paned need kaks asja kokku ja vaatad, et okei, juhi ootused töötajale, töötaja ootused juhile, siis küsi endalt, et kuivõrd sinu tähelepanu näiteks igapäevases juhtimises on nendel viimasel 5 asjal versus kui palju nad on sellel esimesel 3 asjal. Et kas see töötaja vaade üldse on sul teadvustatud ja on see fookuses, sest et 2020. aastal põhimõtteliselt ei ole enam võimalik sellist pidi äri ajada, kus töötaja peab ainult kohanduma organisatsioonile. See ei ole enam võimalik, sellepärast et tööjõu saadavus muutub üha keerulisemaks. Kõik organisatsioonid pingutavad heade peade, heade talentide nimel. Ja nüüd, kui organisatsioon ei pinguta vastu ja ei püüa töötajale pakkuda sellist töökeskkonda, mis ka tema vajadusi, tema ootusi rahuldab, siis miks ta peaks sellistesse organisatsioonidesse ja selliste juhtide juurde tööle minema? Ja siin ei käi jutt sellistest materiaalsetest asjadest, et oi, meil ei ole piisavalt finantse sellist vinget kontorit ehitada. Mitte sõnagi ei olnud siin ühestki materiaalsest asjast. See kõik on juhtimise käekiri, kuidas juht juhib, mismoodi ta oma töötajatesse suhtub. Ehk siis nagu ka selle video pealkiri küsib, et kas sa juhina oled näoga ainult oma eesmärkide ja organisatsiooni suuna poole või sa oled ka näoga emotsionaalses mõttes oma töötajate poole. Ja mõned soovitused siis. Esimene samm, nagu ikka, hakka märkama, ära püüa midagi suurt muuta, hakka ennast täitsa kõrvalt vaatama. Pane tähele, millele tegelikult su tähelepanu igapäeva töös juhina läheb. Kas ta on pigem sellel esimesel 3 või jääb nagu aega ka nendele töötajate vajadustele. Hakka vaatama oma meeskonda sellise värske pilguga, kõrvalt vaatajana. Proovi vaadata sellises inimlikus vaates, et tule korraks nagu sealt juhi kingadest välja ja ära vaata kõike läbi juhi spektri, ära hinda neid läbi juhi spektri, vaid proovi vaadata nagu läbi inimese spektri.
kui nad mingeid asju teevad, millega sa näiteks rahul ei ole, mis tekitab sult segadust ja arusaamatust ja vaata inimesena. Ja ma usun, et sa võid leida nende käitumises seoseid vajaka jäämistega nendes 5 punktis. See on see võib-olla, mille pärast nad alati ei astu sinuga ühte sammu, mitte see, et nad oleks nagu halvad inimesed või ei tahaks pühenduda. Teine samm, kui sa hakkad nägema mingisuguseid seoseid, ülikasulik on küsida endale tagasisidet. Alusta sellise üldise võib-olla rahulolu küsimustikuga ja proovi nagu sisuliselt sinna peale vaadata, et mis nende murekohad nagu tegelikult on, millele sa saaksid juhina rohkem tähelepanu pöörata. Ja nüüd, kui sa oled selle sammu teinud, siis mingil hetkel proovi küsida tagasisidet ka enda reaalselt kui juhi kohta. Sest et lõppkokkuvõttes kõik, mis sinu meeskonnas toimub, on seotud juhtimisega. Sa oled selle eest vastutav. Kas sul on sellele otsene mõju või sul on sellele kaudne mõju? Kogu inimeste käitumine, mis sinu meeskonnas toimub, on otseselt või kaudselt seotud sinu juhtimisstiiliga. Ja kui on mingisugused nende käitumised, millega sina rahul ei ole, siis sul on vaja aru saada, kas need on kuidagigi seotud sinu endaga. Ja kui sa lähed otse küsima, nad niikuinii ei vasta. Ja seetõttu tuleb siin nagu minna väikse sellise ringiga. Kõigepealt võib-olla küsida üldiselt selle töö rahulolu kohta ja siis püüda nagu juhtimiseni jõuda. Ja 3. punkt, proovi tagada, et andmine ja saamine oleks tasakaalus. Andmine siis tähendab seda, et okei, sa tahad, et töötajad väga-väga palju sulle annaksid emotsionaalses mõttes, oma energia mõttes. Aga kui palju nad tegelikult saavad vastu neid asju, mida nad päriselt vajavad. Kui sa võrdsustad nende saamise vajaduse lihtsalt palga teenimisega, siis sa piirad ära sellest 5 punktist enda ainult 1. punktiga. Siis sa eeldad, et töötajad vajavad ainult majanduslikku stabiilsust. Aga nagu me just rääkisime, sellel me peatusime 1 minuti, aga tegelikult need ülejäänud 5 punkti on vähemalt sama olulised. Ja sa ei saa ühtegi ära võtta, sa ei saa selle raha ära võtta, sest raha nad vajavad, aga sa ei saa ka järgnevaid 4 punkte ära võtta, sellepärast, et nad seda ka vajavad selleks, et nad tahaksid ja saaksid pühenduda ja pingutada. Kui sul tekkisid mingid mõtted, ettepanekud, sa ei ole millegagi päris nõus, siis kindlasti jaga oma mõtteid siin all kommentaarides. Olen alati väga-väga tänulik selle eest, sellepärast, et püüan ise ka teid kui praktikutelt saada tagasisidet. Ja kui sa vaatad seda YouTube'is, pane siia alla telli ja oled alati kursis uute videotega, mida motivaatorist välja tuleb. Aitäh sulle ja tšau!